Tere tulemast kuulama ja vaatama Erasmusega üle ilma ja tagasi õpirände podcasti. Mina olen Indrek Vaheoja ja minuga on täna siin Jaano ja Märten. Tervist! Tervist! Tere! Te olete mõlemad Tartu rakenduslikust kolledžist, alles õpite, ometi on juba pool maailma nähtud ja silm särab ja siht on silme ees. Just. Tutvustage ennast, kes te olete ja mida te koolis õpite? Olen siis Märten, olen siis teise aasta juuksur, et viimane aasta siis jäänud enne paberite saamist ja terve elu Tartus elanud, Tartus sündinud ja nii ongi. Nii ongi. Kuidas Jaano sinuga? Ma olen siin ühe linnukese käest kuulnud, et jagad kodulinna minuga, Põlvast. Kusjuures jah, minu nimi on Jaano, ma olen siis ka Põlvast pärit, Põlvast sündinud. Praegu siis elan Tartus, olen siis 3. kursuse toitlustuseenindus, et see on siis baarmen, barista, teenindus, kõik kokku. Vabal ajal tegelen jõusaaliga, niisama ja jah. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Aga kui me nüüd, sina läksid, eks ole, siis Tartu rakenduslikku kolledžisse peale 9. klassi. Just. Märten, sina peale gümnaasiumit. Jah. Miks just ikkagi peale 9. klassi ei läinud gümnaasiumisse? Miks sa otsustasid kutseõppe kasuks? See idee oli juba ammu välja mõeldud, et minu pildis kuidagi gümnaasium oli tahapildile jäänud, et mulle just meeldis see, et sa lähed rakenduslikku kolledžisse. Saad õppida praktilisi asju, saad käia praktikatel ja selle tõttu ka, et alguses mul oli üldse idee minna IT-sse õppima, aga siis mul ema kuidagi naljaga ütles, et aga vaat seda Erila, et sulle meeldib hästi suhelda, et vaat seda ja siis kuidagi sealt tuligi see ja käisin vaatamas ja proovimas ja siiamaani on väga rahul, et selle otsuse tegin ikkagi, et ma olen... Kui sa mõtled oma klassivendade ja klassiõdede peale, et kas kutseõppesse minek oli tavaline teie klassist või ikkagi enamik pürgisid gümnaasiumisse? Pigem ikkagi gümnaasiumisse. Sellel aastal, kui ma läksin, oli hästi raske see gümnaasiumisse sisse saada. Ja siis selle tõttu olid hästi paljud tulnudki nagu lihtsalt selle tõttu siis rakenduslikku kolledžisse. Et jah. Oled sa rahul selle sammuga ja kas sa julgeks teistele ka soovitada minna ikka peale 9. juba eriala omandama, sest et ega ju keskhariduse saab ju täpselt samamoodi. Absoluutselt. Kindlasti kõigile soovitan. Väga hea kogemus. Ütlen, et saad palju praktilisi asju ja üleüldse eluks on see väga vajalik sulle, et ükstapuha mis eriala, et kas juuksur või kokk või, et eluks on väga vajalik ja kindlasti soovitan kõigile. Aga sa praegu juba töötad, eks ju ka? Jaa, mul on juba teine aasta, töötan restoran Hõlmus. Tartu siis üks kuulsamaid restorane, et ja seal ka jällegi selle praktika või siis Poko tõttu sain selle koha, et muidu ma ei oleks seal ilmselt praegu. Aga kui sa saad kokku oma vanade sõpradega siis 9. põhikooli ajast, et kas see on rõõmus vaadata ka, et sul ikkagi raha taskus liigub ja nagu täismees ja teised on alles kooliõpilased ja peavad ema isa käest kerjama? Absoluutselt ikkagi, selles mõttes, et niisama sinna tööle ei saa ja kui ma ei olekski läinud Vokosse ehk siis kutsehariduskeskusse, ma ei oleks sinna tööle saanud, et kindlasti väga, väga tore. Märten, kuidas sinuga? Sina läksid peale gümnaasiumi? Just. Mul see eriala valik tuli täiesti jooksvalt, võiks öelda viimase minuti plaan. Et see huvi juukselõikuse vastu, see tekkis juba gümnaasiumi ajal. Mulle üks sõber aasta vanem minust oli siis just gümnaasiumi lõpetanud, kui mina läksin 12. Ja siis ta läks kohe kaitseväkke. Ja siis seal oli see ulmekord sellega, et kui pikad su juuksed võivad olla ja et alati pidi olema kõik siin üleval korras. Ja siis üks nädala vast tuli koju ja ütles mulle, et muidu on nagu kaitseväes tore ja vahva, aga öeldi, et kui esmaspäeval sama soenguga tagasi läheb sinna väeossa, siis ta lõigatakse kiilakaks. Jama oli selles, et Tartus too nädalavas kõik juuksed olid kinni või täis broneeritud ja mul oli kodus masin olemas. Ma ütlesin talle, et ma võin seal niisama ära ajada, kui usaldad mind. Ja siis niimoodi ma hakkasingi pihta, et hakkasin tal lõikama, iga 2 nädala tagant käis minu juures, siis ma hakkasin teistel lõikama ja niimoodi vaikselt see areneski. Ja kuna mul otsust tausta ei olnud sellega, siis ma hakkasin alguses YouTube'ist õppima, tänapäeval hea lihtne ju. Et paned internetti sisse ja saad vastused. Ja siis oli minu kord kaitseväkke minna, tegin enda aja seal ära, olin seal ka poistele juuksur, et seal vetsus lõikad. Ja siis sai kaitsevägi läbi ja siis on kõigil see suur küsimus, mis nüüd edasi.
ma ütlesin, mul kindlat plaani ei ole ja siis need kõik sõbrad, kellel ma muidu lõikasin, ütlesid mulle, et aga äkki lähed siis kutseka, äkki lähed nagu teed paberid ära, siis oled nagu päris juuksur. Et mis ikka seda YouTube'i kasutad. Ja nii läkski siis. Et ühesõnaga kandideerisin ja vastu võeti ja aga kas see on tänapäeval tavaline, et noh, ütleme, kui läheb inimene juuksuriks õppima, et tal on juba pikk praktika selja taga, et noh, et võib-olla ma ei tea, kümneid ja kümneid päid, mida oled nii korda teinud kui ka ära rikkunud ja siis oodanud, kui piisavalt pikaks kasvab, et uuesti korda teha või ära rikkuda. Et kas see on pigem tavapärane või tullakse juuksuriks õppima ka niimoodi, et noh, ma ei tea, piltlikult öeldes esimest korda võtad masina alles kätte? Saab ka täiesti nullist selles suhtes, et meil nullist siis soengu pikkuse mõttes või? Igati pidi nullist. et mul klassis on ka niimoodi täpselt, et on nii-öelda erineva taustaga õpilasi, et mõni on tulnud juba nii-öelda moetaustast, et mõni on olnud juba kuskil Krimmis töötanud või kuskil parukaid teinud. Aga samas on ka sellised, kes ongi tulnud niimoodi täiesti null taustaga, et tuleb ja saab selgeks, et tegelikult see õppe ongi niimoodi üles ehitatud, et tore, kui sa oskad midagi juba varasemalt. Aga samas ei ole hullu, kui sa esimest korda oled kääre käes, et kõik on õpitav. Kas on selline asi ka reaalne, et sa ikkagi, no ma ei tea, õpid natukene YouTube'iga, siis ma ei tea, paned omal garaažis väikese putka püsti ja hakkad kliente püüdma ja hakkad kohe töötama, et sa üldse ei lähegi seda teed, et ma nüüd hangiks endale mingi paberi, vaid noh, nüüd vaatan, mis tuleb. Täiesti võimalik. Tänapäeval on olemas ka sellised, kes ongi alustanud kuskil puukuuris lõikust ja siiani lõikavad puukuuris. Aga ütleme niimoodi, et kuhugi suurde salongi tööle sa ei saa. Et selleks oleks ikkagi paberit vaja. Et nüüd hakatakse seda seadust tegema, et ikkagi kõik, kes salongis töötavad, et neil oleks nagu paber olemas, et vahet ei ole, kas sa oled käinud siis kutsekoolis ja saanud paberi või sa oled käinud kuskil mujal barberikoolis näiteks, et oled meesjuuksur. Aga paberit on vaja, et päris seda ei ole, et 3 aastat töötad enda isa puukuuris ja siis järsku lähed suurde salongi tegusi tegema. Nõuad nagu õige mees kunagi. Aga no kuidas te koolis kuulsite sellisest asjast, et on olemas selline programm nagu Erasmus, millega saab siis välismaale minna, praktikale, õpirändele, kõike sedasi. Kuidas Jana sinuga? See vist tuli minu mentorilt, Tiina Kärnerilt, kes ükskord tuli minule ja ütles, et nüüd on variant olemas, sest ma olin talle ennem seda rääkinud, vist esimesel kursusel midagi sellist, et ma tahaks väga minna välismaale praktikale. Ja siis tuli ütlema, et nüüd on see võimalus olemas, et tahaksid või ja siis kandideerisingi ja noh, saingi, et läks hästi. Et see käis täitsa asjaga kaasa, et kas siis, kui sa kooli hakkasid minema, siis sul oli see mõte peas või sa teadsid juba, et käiakse välismaal ja ju mina ka saan minna? Kui ma kooli läksin, siis kohe ei teadnud, aga mul paarid sõbrad esimesel kursusel, kes olid siis sellel hetkel vanemad minust, läksid just samal ajal välispraktikale siis. Ja selle tõttu siis nad rääkisid mulle seda kogemust, et üllatult äge ja et annab palju kogemust sulle juurde ja siis selle tõttu ma mõtlesin, ma pean minema sinna. Ja siis saingi väga ägedasse kohta just Tenerifele, et ma olen väga õnnelik, et sinna just. Tenerifel, mis sa seal siis tegid ja kuidas sa sinna jõudsid ja kõik hakkame sellega otsast minema ja siis muidugi Märteni juurde ka jõuame? Ja, läksin siis Tenerifele 10 õpilast siis Tartu Rakenduse kolledžist, üks parimatest sõpradest ja siis veel üleüldse administraatorist, siis kokad ja siis jällegi nagu meie siis teenindus ja barmen. Läksime siis Tallinnast. Lennuki peale? Lennuki peale, jah. Lennuki pealt siis Tenerifele, Los Cristianosesse. Seal oli meil siis omal kõigil niisugused 4-pundised grupid ja siis oli niisugused oma korterid, hästi ilus vaatega, kus juures hästi mõnus oli. Jah, kõigil olid oma toad. Siis iga hommik oli meil praktika, mina läksin hommiku poole, siis mul see sõber läks õhtu poole praktikale, esmaspäevast reedeni. Ja kogemus oli võimas, et sain hästi palju teadmisi just kindlasti ka keele poolelt ja just selle teeninduse ja barmeni poolelt, et näha nagu erinevas riigis just seda ala on ikka teine asi, et kuidas see kultuur on teine ja kõik see hügieen, kõik see on täiesti teine asi, et hästi äge kogemus. Aga mis teeb selle kõik teiseks? No too mõni praktiline lihtne näide, et okei, üks asi on see, et keel, see on arusaadav, eks ole. Hispaania keelt, kas sa rääkisid, kui sa Tenerifele läksid? Jah, sellega oli see, et hispaania keel oli mul niisugune miinus, et ma olin õppinud seda, aga see on raske, et ja aru saada ka inimestest, kes räägivad hispaania keelt nagu sujuvalt, oli täiesti võimatu.
et oligi, et minu siis nagu valdkonnas rääkis üks inimene inglise keelt, ülejäänud kõik rääkisid hispaania keelt ja siis proovi aru saada neist, kui nad räägivad sulle niisuguse ülikiirelt nagu keeles. Et see oli nagu väga raske. Ja erinevus inimesed ilmselt ma ütleks, et äge on näha nagu teisi inimesi, kes tulevadki nagu igalt poolt välismaalt ja see kultuur üldse lihtsalt, et see on väga vinge. Aga kas teil oli seal mõnest muust riigist praktikante ka või olid ikkagi ainult Tartu inimesed ja siis kohalikud hispaanlased? Meie ajal ei tulnud, aga Tenerife job training teebki siis nagu välismaalased üldse nagu, et üleriigiliselt, et seal meie ajal ei olnud, aga peale meid just tuli näiteks üks äkki oli Soomest ja Rootsist tulid õpilased sinna, et seal käivad väga palju õpilased selles mõttes, et me ei olnud ainukesed. Et jah. Märten, kuidas sinuga, kuidas sina kuulsid Erasmusest ja kuidas siis välismaale minek tuli, siis sina käisid, eks ole, Iirimaal? Jah. Eelmine aasta oli siis juuksuritele välja kantud siis 2 Erasmuse projekti. Üks neist oli siis Barcelona ja teine oli siis seal Iirimaal Galway linnake. Minu klassis siis oli äkki mingi 6 või 7 õpilast, aga nad kõik kandideerisid siis Barcelona koha peale ja keegi ei tahtnud Iirimaale minna. No tundub ju, märksa loogilisem minna Vahemere äärde Barcelonasse, eks ole, kus elu on ilus Iirimaal, seal on ainult Ed Sheeran ja muud midagi, eks ole. Aga siis tekkiski see, et üks mul siis õpetajatest tuli ütles, et kuule, et vaatasin, et sa ei ole Erasmuse projektidele kandideerinud, et kas sa ei taha minna? Ma ütlesin, et tegelikult ei ole väga huvi pakkunud, et mulle meeldib siin Eestis, et mis ma ikka sinna välismaale ronin. Tagasihoidlik Eesti mees. Jah, et mis ma ikka siit kodumaalt ära lähen. Ja siis ta ütleski seda, et Iirimaale ei taha mitte keegi minna, et tegelikult oleks vahva, kui keegi meist läheks ja esindaks siis meie kooli. Et tegelikult ju partnerkooliga on kokkuleppe sõlmitud, et siit Eestist tuleb ka siis 1 või 2 õpilast. Ja siis ma ütlesingi, et mis seal ikka, teeme ära, et ma võin siis Iirimaale minna. Ja siis see oli umbes selline 3 nädalat enne seda Iirimaa reisi ja siis nad hakkasid otsima mulle partnerit, et kellega koos minna. Aga juhtus nii, et nad ei leidnud kedagi mulle ja siis ma olingi üksi minemas. Ja siis hakkaski see kogu trall pihta, et alguses korraks isegi mõelda, et kas ikkagi on siis minek või mitte, et mis nad ikka üksi saadavad mind. Ja siis ma juba ütlesin ka, et tegelikult ma juba vaatasin lennupiletid ära ja elamise ära ja kogu selle melu vaatasin üle. Et ma olen valmis minema küll, et ei ole probleemi. Aga sa vaatasid siis ise lennupiletid ja ajasid ise välja ka või? Jaa, ma olin juba kodus siis ette uurinud ära näiteks, et kust läheks lend ja kui kallis oleks ja kus ma maanduda saan ja kuidas ma siis sinna Galway'sse saan. Sest vaatasin, et kõige odavam oligi minna Dublin, aga Dublin on täiesti idarannikul, Galway on täiesti läänerannikul, et siis mul on kuidagi läbi Iirimaa saada. Vaatasin, et bussid sõidavad, rongid sõidavad, et ühesõnaga mul oli kõik see juba välja vaadatud, kui mul oli selle projektijuhiga meie koolis oli vestlus ja siis ma ütlesin, et tegelikult ma juba vaatasin kõik ära. Ärge põdege, ma lähen ikka. Et saan hakkama küll, et mul on kõik kontrolli all ja siis nad ütlesid, et super. Ja kirjutasid partnerkoolile, et näe, et üks õpilane tuleb ja nii on, olge valmis. Kas sa olid enne seda välismaal üksi käinud? Veel ei olnud, aga ma olin hästi palju vanematega reisinud. Et mul vanematel hullult meeldib reisil käia, nii et iga aasta paar korda mõni uus sihtkoht, et siis ütleme niimoodi, et reisimine on midagi uut minu jaoks, et ma teadsin, kuidas kõik asjad toimivad näiteks, et kuidas lennujaamas orienteeruda, kuidas kõik need turvaväravad käivad ja kuidas õige lennu peale jõuda ja siis kuidas sealt lennujaamast edasi. Et ütleme nii, et see teadmine oli olemas, kogemus oli veel samat, et kuidas täiesti üksinda reisile minna. Mismoodi te kohvrit pakkisite? Mis te kaasa võtsite oma esimesele välispraktikale? Mis sa panid kohvrisse, Märten? Esimene asi, mis ma panin, oli vihmajoope. Et seda oli juba ette teada. Ja samal ajal, kui ma pakkisin, siis tegelikult Iirimaa kohal oli siis nendel Iirimaa ajaloo suurim torm, mis raputas siis seda saarekest seal. Et siis ma juba teadsin, kui ma sinna jõuan, siis on kindlasti märg ja vihmane ja siis võtsin enda saapad kaasa. Olin valmis juba porises mättama, aga samas võtsin ka mõned puhtamad riided ja vahetusjalanõud, et ma nende saabastega päris koolimaja sisse ei astuks, et pigem ikkagi lähtusin rohkem ilmastikust, aga samas pidi võtma piisavalt palju kaasa musti riideid või selles musta värvi riideid. See on meil juuksuritel etikett, et salongis riietud üleni mustalt, sest
klient peab särama, mitte juuksur. Seega pidin kuidagi ära jagama, et kui palju ma siis vihmakindlaid riideid võtan ja kui palju ma mustas toonis riideid võtan. Jaana, kuidas sul? Täielik vastand, ütleme nii, et mina läksin siis Tenerifele ja sellel hetkel oli üüratult palav seal, et mul olid käinud pläitud, siis ilmselgelt kingad ja siis barmenidel oli niimoodi üldse nagu viigisärk ja viigipüksid. Ja võtsin suhteliselt vähe riideid, paar niisugused maikad, lühikesed püksid, pikki püksid, kusjuures ma ei võtnud kaasa isegi, et ei olnud vaja seda. Õhtul läks külmaks, aga selle elas ka üle, et jah, üüratult vähe asju pakkisime kaasa siis kokkuvõttes. Mis oli või kuidas see elu siis seal pihta hakkas? Mis toimuma hakkas? Kuidas neid praktika ülesandeid anti ja kas jäi aega seal ringi vaadata, kohalikega tutvuda? Kuidas seal pihta hakkas? Mul hakkas hästi raskelt praktika pihta. Esiteks, kui ma praktika kohta jõudsin, siis mul oli kapiga räigema. Et kappi ei olnud mulle, kuhu ma sain riidid panna. Mul oli kotid kaasas värgis ärid. Ja siis lõpuks sain kappi ja teen kappi lahti ja siis vaatan, et kõik on niisugused kokaratšas täis. Kokaratšad on siis Hispaania niisugused suured niisugused. Need on need suured prussakad. Suured prussakad ja see oli täiesti täis neid. Ja see oli niisugune esimene šokk, et ma mõtlesin, ma olen just koju tagasi, et see oli uskumatu. Kas sina Põlva poisina olid prussakat eluses näinud üldse? Nii suurt mitte kunagi. Aga väikseid olid ikka näinud? Ei väikseid ikka, aga see oli ikka suur nagu. Ja siis tulid paar tädi ja lasid seda mis tapab ära nad ja siis mürki peale. Pidin ikkagi sinna samasse kappi panema, et ei antud uut kappi. Päris kultuurishokk, ütleme nii. Aga jah, üüratult raske oli, sellepärast, et tõesti keegi rääkinud hispaania või inglise keelt. Et esimesel päeval polnud seda inimest ka, kes rääkis inglise keelt. Ja siis proovid seal kõnekeelega hakkama saada, et tee seda vaata, et aru ma ei saanudki esimesel päeval mitte midagi. Et see oli nagu väga nõme. Nii palju, kui mulle üritati translate'ida, siis see oli see ja ise kasutasin ka Google Translate'i. Et jah, esimene päev oli mul suhteliselt niisugune vaatamine, me ei teinud midagi otseselt, lihtsalt vaatasime koha üle, vaatasime baari üle, kus me teeme ja siis teine päev hakkas meil alles niisugune töö pihta. Läksin hommikul sinna, panin riided kappi, alustasin siis kattete panemisega, lauakattete panemisega ja siis edasi juba oli meil väike paus, jälle vahekoristus ja siis tuli juba õhtuvahetus, et päeval oli nagu alguses polnud midagi teha. Ja siis õhtupoole läksin baari omakorda. Et jah. Ja nii see hakkas pihta? Ja nii see hakkas pihta ja iga päev niimoodi esmaspäevast reedeni siis. Aga kaua aega võtab enne, kui siis lastakse lauakatete juurest sind sinna, et sa saad, ma ei tea, 2 sõrmejagu mingit joogikest klaasi valada ja kliendiga üldse veel võib-olla kokku puutuda? Kusjuures üüratult kähku. Mul sai kuidagi see hästi käppa, raske oli ikka, selles mõttes kõik oli hispaania keeles. Näiteks kompuuterid, arvuti taga panna siis nagu joogid läbi, ei saa midagi aru ja pildi järgi siin enam aru, et see on õlu, see on cerveza, see on värki. Aga muidu ikkagi ei saanud väga aru ja raske oli. Aga sain hakkama kuidagi. Et jah. Aga kui inimene küsib sinu käest, et soovita mulle midagi ja niimoodi, siis sa ütled, et ma ei tea, umbes näita näppu ja kui palju, 2 sõrme või 3 sõrme või kuidas selline? Enam-vähem midagi. Selles mõttes, et ma oskasin ennem seda baarivärki, ma olen baarides sa ei pidanud seda nullist õppima? Ei, selles mõttes, et ma teadsin seda, ma olen juba hõlmus, ma saan juba selle praktika kätte ja üleüldse ma olen baarides töötanud, et ma tean neid etiketi värki. Aga lihtsalt, et nii teistsugune oli see kõik, et see oli ikka huvitav, väga huvitav, et jah. Märten, kuidas sinul, mis siis saama hakkas, kui suurim torm oli üle elatud, ühe koha peal ära ei lennanud kuskile ookeani peale, kuidas seal siis kõik pihta hakkas, kuidas sind vastu võeti? Lend üldse sinna oli tegelikult päris sujuv. Kapten ütles ka lennuki kapten, et see pilvede sisse on tekkinud selline hea puhas koridor, et otse Iirimaale. Dublinis lennujaama ees oli siis, kui välja astusin, siis seal oli 15 erinevat tsooni, mingi paarkümmend bussi platvormi ja siis ma pidin selle ühe õige leidma, mis viib Galway'sse. Aga õnneks mitte nagu Jaanol, siis seal kõik räägivad inglise keelt, et seal on kõigil see on see suus. Seega midagi keerulist on, see juhised kätte ja siis jõudsin umbes mingi südaööks sinna Galway'sse kohale. Ja siis selle elamise otsimine või üles leidmine oli tegelikult päris keeruline, sest ma olin võtnud endale Airbnb üldse mingi hotelli asemel. Ja see Airbnb oli kuidagi üles heitud nii, et on tavaline elumaja. Aga lihtsalt, et igal külalisel on nagu enda tuba, aga põhimõtteliselt on nagu elumaja, et sa elad seal lihtsalt teistega koos.
mis minu jaoks tundus täiesti nagu alguses jabur, sellepärast et nagu Google Maps ütles, et see on see õige koht. Ma vaatasin, see tundus nagu elumaja. Tavaline elumaja. Ja, et auto on ette pargitud, tuled põlevad igas toas. Ma ütlesin, et no ma ei tea, kas julgeb või ei. No, lõpuks lähed, lased uksekella, ütled, et tere, olen turist, et ma olen vist natuke eksinud, äkki oskate aidata. Ütlesid, et tegelikult ei ole eksinud, tule astu sisse, oled õiges kohas. Ja siis tutvusin seal enda selle perega. Et seal oli 3 ameeriklast ja siis 1 itaallane ja nad kõik olid samamoodi siis Erasmuse projektiga olid jõudnud sinna Iirimaale. Ja siis nendega sai kohanetud ja kuna jõudsin laupäeval, see oli veel terve pühapäeva aega kohaneda, aga esmaspäeval koolis oli selline tegus, et mind tutvustati seal kõigile, siis seal, sealse kooli projektijuhiga jalutasime ringi, jõudsime kohvikusse sinna, kus siis koolilõunat pakutakse ja siis projektijuht küsis minu käest, palju mul raha on. Ma ütlesin, et ma ei tea, et kas... Tahtis taskut tühjaks teha. Ma ütlesin ka, et kas julgeb öelda vei ja ma ütlesin talle sellise, nagu poliitik ütleb ümmarguselt, ütlesin, et piisavalt. Ta ütles, et palju see piisavalt on, ma ütlesin, et piisavalt, et 2 nädalat siin ära elada. Ja siis ta ütles kokadeedile, et vaadake, see on meil vahetusõpilane Märten, tuli Eestist ja tal on nüüd koolilõuna tasuta. Ja siis ma küsisin, et kas see on nagu tavaline, et nagu Erasmuse õpilased saavad koolilõunat tasuta, siis ta ütles, et see muutus siis, kui neil käisid ükskord ühed soomlased, kes olid terve Erasmuse selle raha pannud elamise peale, et olid võtnud kuskil sadama ääres katusekorteri ja siis 2 nädalat ei söönud, ei joonud, sest ei olnud enam raha. Et siis nende tõttu tehtigi niimoodi, et nüüd vahetusõpilased ei maksa koolimajas midagi. Aga esimene päev oli jah, selline rohkem ringi jalutamist, koolimajaga tutvumine, õpetajatega tutvumine ja siis juba klassiga tutvumine ja siis sai juba vaikselt edasi minna. Et olid mõned siis tunnid, kus õppisime uusi teadmisi minu jaoks, aga samas oli ka osad teemad, mida olin juba siin Tartus õppinud, et siis seal ma sain ise särada, et öelda vastuseid ette ja tundsin ennast nagu mehena, et tean kõike ja Aga kas ütleme siis õppe Iirimaal ja õppe Tartus, et mis seal oli sarnast, mis oli erinevat? Ma ütleks ülesehitus. Iirimaal tundus kõik kuidagi pilla-palla. Et siis, kui meil siin Tartus on nagu nädalakaupa või päevakaupa üles ehitatud, et näiteks täna me õpime lõikusi hommikust õhtuni. Et hommikul tuled, hakkad selle mannekini peal harjutama, õpid, et ühesõnaga terve päev sa pühendud siis nagu lõikustele või näiteks värvimisele. Siis Iirimaal oli täiesti nagu vastand, et seal oli niimoodi, et hommikul mingi 45 minutit on lõikustund, siis on vahetund, siis järsku lähed mingi värviteooriasse, siis on jälle mingi vahetund, siis on järsku mingi ohutus, mingid nõuded ja kuidas nagu salongis nagu seda hügieeni hoida. Et see oli kõik kuidagi nii pilla-palla. Et ühe päeva jooksul sa jooksid ringi ja tegid ühte ja teist ja toda ja... Et sellist tõmblemist oli palju? Jah, et siin Tartus kuidagi oli nagu, et siin Tartus on nagu rahulikumalt üles ehitatud see, et sa võtad ühte asja korraga ja kui selle selgeks saad, siis liigud edasi järgmise ploki juurde, et ei ole nii palju seda edasi-tagasi põikamist. Aga kuidas sellist asja, kas te jõudsite sellist asja ka vaadata, et ma ei tea, nagu erinevad soengud ja nii edasi, et kas üldiselt niisugune põhitõde on ikkagi sama nii Tartus kui Iirimaal, et kuidas lõigata, mida lõigata, et kas inimeste juukse struktuur on ka erinev kui näiteks, ma ei tea, meie oma ja siis, mis on iirlastel. Seal on kõvasti punapäid vist rohkem kui või see on ka linnalegend? Ei, see oli, et rohkem selliseid punapäid oli ja see juukse struktuur nagu täiesti varieerub vastavalt sellele, kus sa siis asud. Et see õnneks iirlastel on üpriski sarnane, mis meil siin Eestis ja Põhja-Euroopas ja et rohkem läheb asi keerulisemaks siis, kui sa lähed juba sinna Hispaaniasse ja kus on nagu lõunamaa, et seal on nagu rohkem sellised puisamad juuksed ja et see, aga õnneks Iirimaal oli veel üpriski sarnane meie omaga. Et aga ütleme nii, et see lõikus, eks nad õpetavad natuke teistmoodi kui siin Tartus, aga eks see juukselõikus olegi tegelikult see, et igal juuksuril on enda käekiri. Et kõik lõikavadki erinevalt, kõik lähenevad erinevalt ja ütleme nii, et siis ma proovisin ennast seal ümber programmeerida, et lähtuda nii, nagu nemad teevad. Aga sa ütlesid, et juuksuril on oma käekiri, et sellega võib see asi olla küll, et klient ütleb, et kuule, lõika mulle midagi, eks ole, siis sa lõikad, et kuule, mulle üldse ei meeldi, siis ütled, aga jah, aga see on minu käekiri. Et
sellepärast ongi ütlus, et juuksur on nagu naine, et tema peal ei tohi petta. Et üks kindel juuksur ja temaga tasub jääda, et kui sa oled rahul sellega, mis su juuksur praegu teeb, siis pole mõtet vahetada, sest muidu lähedki teise juuksuri juurde, näitad talle pilti, ütled, et näe, mu endine tegi sellise soengu, ütleb, et ma võin sama teha, aga no, tegelikult ei ole sama. Aga kuidas sinul siis Tenerifel oli, et kuidas ja kui palju erines sealne õppe sellest, mis Tartus õpetatakse, et kas ikkagi põhiasjad, kuidas klienti teenindada, kuidas asju ajada on samad või on ikkagi erisusi ka, et noh, ma ei tea, kas Salfred pannakse ühtemoodi nii Eestis kui Hispaanias? Jaa, kindlasti oli erinev selles mõttes, et kindlasti Eestis on palju see niisugusem kõrgem see niisugune õpe, et seal nii palju seda ei olnud, et seal oli see hügieen oli ka kusjuures üüratult halb ja kohe seda õppe poolt näha, et ei olnud seesama, mida sa Eestis saad, et ja kindlasti see keel palju andis juurde, et ei osanud nii palju, aga ikkagi see etikett ja kõik see oli ikka teine seal selles mõttes, et jah. Meil on parem. Kindlasti, ei, absoluutselt. Aga kas see tähendab ka seda, et sa nagu kahetsed seal praktikal käimist? Ei, ma ei kahetse seda, selles mõttes, et see oli jällegi omakorda niisugune uus etapp, uus asi elus, et hästi äge oli seal ka olla. Ja kindlasti midagi õppisin, hispaania keelt õppisin palju, baaris õppisin ikka uusi asju, seal on hästi erinevad joogid kusjuures, et Eesti nagu ka on ikka teistsugused joogid. Ja ma ei kahetse seda kindlasti, et kindlasti kõigile soovitan alati, et minge ja tehke, isegi kui see ei tundu nii põnev, siis minge sinna. Märten, milline on iirlase selline põhisoeng, mida üks iirlane, keskmine iiri mees tahab endale, kellel eeldame, et tal veel juuksed kasvavad, et mis soengut ta tahab endale? Sellised maskuliinsed iirlased tahavad seda, mis Conor McGregor parasjagu kannab, et on suured jälgijad. Aga hästi palju on sellist nagu klassikalist, et võetakse küljetsid täiesti nagu nulli ja siis niimoodi kukehari üles ja noortel on ikkagi rohkem selline põõsas peal, et natuke siit võetud, aga enamasti pannakse mingi vahendiga kõik juuksed püsti, et siis selline, et täitsa sõltub jällegi, et mis inimesega tegu sul on. Aga kuidas on jookidega, mida hispaanlased joovad, mida eestlased joovad? Kas seal on sarnast ka? Õlu, väga palju õlu. Jällegi ma ei tea, kes olid hispaaniased, kes olid välismaalased, seal käisid nii palju. Ütleme kliendid seal. Jah, kliendid. Õlu, Campari oli hästi kuulus niisugune ja kindlasti vahuvein ja siis šampanja. Et need olid 3 asja, mis ma nagu tähele panin, et läksid igapäevaselt väga palju. Et, ja jällegi Eestis ma arvan, et õlu on ka suhteliselt kuulus, aga need ülejäänud asju, Camparit ja vahuveini, šampanjat ei jooda nii palju. Et ilmselt siis need, ma arvan. Mis koha peal olles lõbusat juhtus? Oli teil selliseid vahvaid seiklusi ka või midagi sellist, mida ma ei tea, võib-olla keegi veel ei teagi, aga nüüd on just täpselt õige aeg siin Erasmuse podcastis ära rääkida. Ja üks asi, mis mulle meelde tuli, oli siis niisugune 4. punt meil, meie siis poistega mõtlesime, et üks õhtu, et kuule igav, et mis me teeme, vaatasime internetis ringi ja vaatasime, et just täna siis oli Tenerife niisugune suur karneval, mis toimub siis väga harva ja seal on siis, ma ei tea, 200 000 inimest, nagu tuleb siis Santa Cruz, siis on siis pealinn, tulevad sinna siis kõik kokku ja siis mõtlesime, et mis mitte, et lähme. Võtsime esimese bussipileti ja õhtul mingi kell 1-2 paiku sõitsime sinna ja see oli võimas, et tõesti 100 000 inimest, paarsada tuhat inimest tähendab ja kõik see seltskond, kõik need inimesed, kõik olid nii toredad. Nad on kostümeeritud seal ka, eks juba? Jaa, absoluutselt, see kostüümid olid Mario Kartist, ma ei tea, Supermanini, ükstapuha kõik, et banaanid olid isegi seal ja kõik. Mõni inimene ostnud lihtsalt karnevalipoest väikse värvilise kübarasarvekestega, aga teine on ehitanud oma kostüümi seal ja on mingi väga kõrgel kunstilisel väärtusel. Jah, tõesti, kõike sai näha, ütleme nii. Meil oli ka niimoodi, et meie ostsime siis endale niisugused kiivrid, niisugused rallikiivrid ja siis panime nendega see ringi, et see oli ka jällegi äge. See tuli nii kiiresti, et me ei osanud mingit kostüüme otsida, aga ka midagi vähemalt. Saite kaifi kätte? Jah, absoluutselt, et jah. Märten, kuidas sul? Ma proovisin nädalavahetusel, see üks vaba nädalavahetus, mis mul seal oli, ma proovisin mäetippu valutada, mis ei tulnud eriti hästi välja, aga see samas viis uute seiklusteni.
et vabal laupäeval siis võtsin bussi, sõitsin Galwayst 2 tundi üles lõuna suunas, kus on siis Connemara, mingi selline loodusreservaar. Need on kõik siuksed kohanimed, mida me Ed Sheerani lauludest teame. Ta on ju ise ka vist sealtkandist pärit, nii Connemara kui Galway, kõik on ta vist on ka sealt kuskilt läänerannikult pärit. Aga ja siis seal on suured mäed, ma ütlesin, et mis ikka enda vaba aega teha, kui proovida mäe otsa ronida. Ja siis natuke enne tippu pidin katkestama, sellepärast, et seal läks natuke tormiseks kätte, et seal hakkasid tuuled puhuma ja vihma kallas ja et siis mõtlesin, et mis, et ma pigem nagu võtaks rahulikult kui see, et ma nagu tulen siin murtud jala või millegi muuga tagasi Eestisse ja siis bussin oli jäänud nagu 3 tundi, kui ma lõpuks mäe otsast alla tulin, et seal oli üks väike külake, Letterfrack, mis siis oli üks pubi, üks pood ja 2 elumaja ja see oligi kogu küla. Ja siis ma mõtlesin, ma astun sinna pubisse sisse, et proovin kuidagi kuivaks saada ja siis hakkas telekas mängima rugby. Pole eluses kunagi rugbyt vaadanud, ei teadnud reeglid, ei mitte midagi. Ja siis võtsin seal endale süüa ja juua ja vaatasin mängu ära. Ja siis tuli teine mäng otsa ja siis järsku oli pubirahvast täis. Ma arvan rohkem, kui see külapopulatsioon oleks pidanud olema, kõik olid seal. Hakkasid vaatama mängu, ma ise saanud aru, miks, aga siis pärast selgus, et oli Iirimaa versus Inglismaa. Ja need 2 ei saa vist omavahel hästi läbi, et siis seal oli, pubi oli täis vihasid iirlasi, kes siis elasid Iirimaale kaasa ja kui midagi juhtus, siis kõik käed üleval, hüppasid rõõmust lakke. Ma sakutasin ühel niimoodi natukene varest, ütlesin, et küsisin ka, et mida me tähistame. Ütles, et aru ei saa või, et punkti saime. Ma ütlesin, et tegelikult ei saa, et kui viitsid, siis seleta reeglid ära ja siis ta hakkas mulle seal neid reegleid seletama. Lõpuks tundsin, et võiks isegi rugbyt mängida, et nüüd kui reeglid on selged, et siis et võiks ka mängust osa võtta. Aga üks seiklus vist teiseni ja lõpuks siis tuli buss ja jõudsin ööseks koju ja rääkisin ameeriklastele kõik reeglid ümber, et järgmine, kui nemad vaatavad rugbyt, et siis nemad ka teaksid, millest nagu see mäng käib. Aga kuidas sul oli nende ameeriklastega, kes sul seal kõik elasid lähedal, et kas nendega suhtlemine, kas seda üldse oli või olid nüüd käisite koolis ära, siis igaüks oma koikule ära ja magama ja või oli sellist suhtlemist ja või mingit kultuurilist konflikti või sugust eripära või šokki või midagi sellist ka? Nendega oli väga vahva, võiks öelda. Iga õhtu saime ikkagi seal köögis kokku. Sõime, rääkisime, ameeriklased küll, aga hullud jalgpallifännid. Et enamasti Ameerikas vist see jalgpall vaata nii populaarne ei ole, et see kõik see korvpall ja hoki ja kõik katab ära selle, aga need olid hullud seal. Manchester Unitedi fännid olid seal koos kõik mul. Ja siis hästi palju nad viisid nüüd õhtuti välja, et kuna nemad olid seal 3 kuud, siis nemad nagu tundsid paremini seda linna ja tutvustasid mulle mingid pubisid ja kohti ja siis me käisime hästi palju jalgpalli vaatamas, parasjagu käis kogu aeg see Inglismaa, see Premier League, et käisime neid mänge vaatamas hästi palju ja siis hästi palju oli sellist omavahelist hängimist ja tutvustasin neile kaardimänge, sest nemad seal Ameerikas eriti kaarte ei mängi, siis ma näitasin neile kõiki potiknoide ja valetamist ja Põhimängud. Näitasin, kui head me eestlased valetamises oleme. Ainult valetasin. Ja võitsid? Ja võitsid. Aga kui nüüd praktikaks läbi saama ja tagasi, ega teil vist ilmselt seda mingit tohutut koduigatsust ei jõudnud tekkida, pigem oli põnev, äge kogu aeg. Jõudsite tagasi, mis edasi sai? Kas pidite aru kandma, kas mingit aruannet kirjutama või pidid seal, ma tean, et piisab ka sellest vahepeal, kui vlogi teed või blogi kirjutad või kuidas teil selle poolega oli? Ikkagi jah, pidi päris pika blogi kirjutama valmis, siis üks hetk saime siis kõik selle 10 mõtiga saime kokku ja siis meie selle vahendajaga rääkisime ja siis kõik nagu muljed, kuidas meeldis, värki. Ja kusjuures see oli viimane aasta, kui üldse nagu Tenerifele saab minna, et see hügieen on seal nii halb lihtsalt. Et ei ole mõtet enam? Jah, et rääkisimegi sellest, et mul olid prussakad kapis ja rääkisime ja vaatad restoranis jooksis sul prussakas laualt läbi, et see on päris rõve. Et hästi suur kultuurishokk jällegi. Et jah, ja väga rohkem midagi ei olnud, ütleme nii mul siis. Mul oli üpriski sarnane, et öeldi, et võiks nagu nädalas paar peatükki kirjutada siis seda blogi.
et siis ma panin seal blogi üles, et mitte küll iga päev, aga ikkagi nagu see, et kuidas ma sinna kohale jõudsin ja esimene koolinädal, nädalavahetus seal ja siis teine koolinädal ja siis kui tagasi siis kooli jõudsin, siis käisin ka turundusosakonnas siis natuke enda seiklustest rääkimas, et anda natuke sellist tagasisidet, et jah, et kuidas läks ja kas tasub uuesti minna, et kuna esimest korda käidi, siis oli see projekt nagu seal Iirimaal, et siis ma olin selline esimene Eesti agent, et siis ma pidin nagu selles mõttes hästi palju tagasisidet andma, et kas tasuks uuesti minna või kas otsime uue koha või et kuidas on, et siis andsin sellist jah. Aga mis tagasisidet sa andsid? Kas minnakse tagasi sinna või olid sina esimene ja viimane, kes käis? Ma loodan, et minnakse tagasi, et kes iganes peaks nüüd sinna sattuma. Et mulle küll hullult nagu meeldis seal, et kool oli hästi vahva, kõik vajalik oli seal olemas, et õppida. Linn iseenesest, et see juba asukoha mõistes oli nagu hästi ilus Atlandi ookeani ääres, et hästi palju oli ka seda, et peale koolipäeva õhtuti jalutad 700 meetrit mööda tänavat alla ja oled kohe nagu Atlandi ookeani ääres, et siis saad nagu korraks niimoodi hinge tõmmata ja puhata pikast päevast, et üleüldse kõik seal oli hästi vahva, et inimesed on sõbralikud ja õpetajad olid hästi abivalmid ja kõik oli seal nagu ülisuper, et ma näen, et see on nagu tulevikus võiks ka olla selline üks sihtkoht Erasmuse projektidel. Kas kui te nüüd mõtlete oma õpingukaaslaste peale, et kas nemad kõik on käinud ka kuskil Erasmusega välismaal või on ikkagi niimoodi, et vähesed käivad, kuidas sellega on? Pigem ikkagi vähesed, selles mõttes minu klassis näiteks on käinud siis mina ja siis mu parim sõber ja siis nüüd just läks üks või kaks inimest läksid siis Taani. Aga rohkem ei ole käinud kellel minu arust, et jah, kahjuks. Aga mille taha see jääb? Ma arvan, et põhiliselt ilmselt julguse. Jällegi see on suur nagu samm, et kui sa ei ole nii julge ja siis pead uude riiki minema ja või näiteks nagu Märtenil pidi üksinda minema, et jällegi võib olla päris raske mõnele inimesele. Noor inimene ka ei ole ju vaata seda elukogemust, eks. Et jah, mul oli äge, et ma siin oma parima sõbra ja teiste inimestega Vokost minna, et mul oli lihtne, aga näiteks kui Märteni nagu sammudesse panna kellegi, siis või päris raske olla, ütleme nii. Mis sina, Märten, arvad? Jah, ma nõustun selles suhtes sellega, et julgus peab olema, et pead julgema selle sammu võtta ja lihtsalt minna ja ära teha. Et eks algus olegi hirmus sellega, et sa ei tea ju mitte midagi, mis sind ees ootab, aga tulekski, ütleme nii, rahulikult väikeste sammudega võtta, et tulekski alustada sellest, et paned plaani paika, et kuidas sa lähed ja millega lähed ja kus sa ööbid, et siis, kui sul on juba näiteks see minek ja tulek ja elamine paigas, et siis sa saad hakata juba muretsema nagu järgmiste asjade pärast näiteks, et söök ja jook ja kõik muu. Et olekski vaja lihtsalt sellist julgust ja ettevõtlikkust, aga ma arvan, et päeva lõpuks see kõik nagu tasub ära end, et see on ikkagi selline äge seiklus ja saad näha hästi palju nagu teisi nurke, et saadki teises kultuuriruumis elada ja hästi palju tutvusi saad näiteks mina siiani suhtlen nende ameeriklastega, et me vahetasime siis sotsiaalmeediaid ja siiani oleme kirjasõbrad ja üks kirjutas ka mulle, et ta tuleb nüüd järgmine aasta Eestisse, et ta tahab Balti riike avastada, et ütles, et oleks vahva, kui saaksin Eestis kokku, et ma saaks talle natuke Eestit tutvustada. Et selles suhtes ma näen, et see Erasmuse projekt, et pead ise ettevõtlik olema ja siis tegelikult kõik laheneb iseenesest ära. Liiga palju karta ei ole mõtet. Ei. Et muidu ei saagi kuskile minna. Mis teist edasi saab nüüd? Kooli mõttes ja tulevase elukutse mõttes? No mina nüüd lõpetan see aasta kooli, siis ootab mind Kaitsevägi loodetavasti, kui ma saan see suvi minna. Peale Kaitsevägi ilmselt on edasi õppima minna, kas siis ärindust või siis niisugused ärijuhtimist, et kunagi tahaks kindlasti kas oma niisuguse restorani või oma niisuguse baari avada, et niisugune tuleviku unistus, ütleme nii. Aga praegu jah, järgmiseks samm on siis Kaitsevägi mul. Aga sa tunned, et Erasmuse projektis käimine on sulle midagi selle jaoks kaasa ka andnud? Kindlasti. Põhiline ma arvan ongi see julgus lihtsalt, et minna välismaale ja see andis minulle nagu endale nii palju juurde lihtsalt, et ma sain hakkama sellega ja tulevikus elus on kindlasti väga tähtis, et jah. Märten, kuidas sul? Jah, sama lugu siin, et kevadel ootavad eksamid ja kui need tehtud, siis pigem enda oskusi veel täiendama, arendama, et võtta täiendkoolitusi ja jääda siis praegusesse salongi edasi, kus ma siis töötan.
aga kindlasti ka, kui tekiks uuesti võimalus kuskil välismaal kas või natukenegi tööd teha, siis miks ka mitte. Et noh, Erasmus näitaski seda, et tegelikult et ei ole vaja karta, me kõik oleme inimesed ja lähed ja lihtsalt tutvud ja et kui ei tahta, siis tegelikult võiks ju minna tagasi Callways'e ja astuda salongi uksest sisse, öelda, et kas ma saan tööle tulla, et tegelikult ei ole ju midagi hullu karta. Et suhtlemisoskust. No kui nüüd mõelda nende noorte peale, kes ma ei tea, kevadel on jällegi selle klassikalised ees, et noh, mis nüüd teha, et noh, vahet ei ole, oled sa siis 9. lõpetanud või 12. lõpetanud või noh, mis iganes seis on, et kas te julgustate kutseharidust valima ja miks? Kindlasti, mina jällegi mina teadsin seda algusest saati, ma tahan kutsehariduskeskusesse minna, et ma ütlengi, et see põhiline on see praktika, et sa saad kõike nagu läbi käia, saad ise käia praktikatel. Näiteks nagu minu erialalt saangi käia nagu erinevates kohtades. Just nüüd tulen ka Tallinnasse praktikale, et jällegi uus kogemus iga kord. Ja sa õpid kogu eluks mingi tähtsa asja, ükstapuha, mis eriala sa oled, et see on väga tähtis, ma arvan, ja minu arust see on nii, et gümnaasiumis sa õpid sama asju, mida sa põhikoolis õppisid, aga siis tähendab kutsehariduskeskuses sa õpid täiesti uusi asju ja selle kõrvalt saad veel keskhariduse ka. Et minu arust see on nagu pluss, et win-win for everyone, nagu, et minu arvat väga. Märten, või sina arvad hoopis, et võib-olla pole üldse vaja õppida? Ema-isaga veel alles on käid, nendega ka reisil ka. Ei, mina näen ikka seda, et kutsekool on selles suhtes ikkagi selline hea variant, sest see tagab sulle ikkagi mingi eriala, sa saad sealt paberi, isegi kui ma nüüd lõpetan kooli ja 5 aastat enam juukseid ei lõika ja 5 aasta pärast vaatan, ma olen näpud põhjas, et oleks vaja tööle asuda. Et siis mul ikkagi on paber olemas, millega ma saan tööle minna, seda saab alati kasutada. Noh, võib-olla ma ei ole enam nii osav siis 5 aasta pärast kui muidu, aga ütleme nii, et sul jääb see ikkagi oskus ja paber mingil määral alles ja kutsekool ikkagi selleks, et läbida seda, sa pead tegema praktikat. Vahet ei ole, mis eriala see on, sa pead tegema praktikat ja praktikat sa teed kuskil ettevõttes ja ikkagi enamasti läheb niimoodi, et kui sul saab kool läbi, siis see ettevõte, kus sa praktikat tegid, tahab, et sa jääksid need edasi. Et ütleme niimoodi, et sa saad siis koolist otse tööle minna, et ei ole päris seda, et lõpetad kooli ja siis asud tööd otsima, vaid see on umbes niimoodi, et sa lõpetad kooli ja sul on töökoht ja sa lähed kohe tööle. Et ta nagu tagab sulle selle kindluse ka, et sa saad ikkagi, sest meil klassis ka praegu käib praktika, kõik on kuskil salongides, ikkagi enamus salongid on öelnud, et kui sul praktika läbi saab, et mis sa edasi teed, kas sa jääd meil edasi, et tegelikult oleks vahva, kui sa töötaksid meil veel. Häid inimesi tahab ikka iga firma saada endale. Jah. Ja no Märten, suur aitäh, et tulite oma kogemust jagama ja loodan, et elu viib teid veel väga põnevatesse kohtadesse ja igal juhul kõike head. Aitäh. Aitäh.